mis ma veel oskan öelda, ilmselt kui niimoodi otseselt küsitakse, siis ma ütleks veel midagi, aga me oleme uhked selle üle, et me oleme nüüdseks juba 20 raamatut kirjastanud ja need on saavutused, millele ei saa isegi ligi mitte ükski teine kõrgkool, rääkimata siis fotoerialadest Eestis ega ka mujal maailmas eriti mitte. Meil on väga head õppejõud on erinevatel aastatel mõnevõrra erinevad. Nagu te teate, siis me üritame kutsuda kõige paremaid loomingulisi isiksusi meile õpetama ja väga tihti see ka õnnestub. Ja noh, näiteks Alan Proosa on meil õpetanud moefotograafiat, Madis Palm sedasama. Need on kõik inimesed, kes on otseselt tegijad ja tegevad. Ma ise õpetan fotograafia ajalugu ja teooriaid, sest ma olen hariduselt semiootika doktor ja ma õpetan ka visuaalsemiootikat tervele koolile ja kunstiteooriaid ja niisuguse asju. Ja neid aparaatidega seotud asju, tehnilisi kursusi õpetavad inimesed, kes valdavad neid siis väga-väga hästi. Jah, tegelikult ma arvan, et 15 minuti jooksul te jõuate piisavalt nüüd ka küsida. Kui Vallo või Madis tahab midagi lisada, siis tehke seda. Vallol kindlasti jäi midagi, mul jäi kindlasti midagi rääkimata. Kas ma olen kuulda või? Oled ikka kuulda. No, sageli on küsimus see, et kes teist saab pärast lõpetamist, et kas meist saavad fotograafid või mis iganes selline. Tegelikkuses me ei anna kutseharidust, ehk me ei anna teile otseselt fotograafi nagu kutset. Ehk olulisem selle kooli juures on selline laiem pilt fotograafiast, visualiteedist ja see võimaldab teil töötada väga paljudes kohtades, kus on nõutud erinevaid visuaalseid tasandeid ja ka muidugi fotograafiat ja ka videot ja ka kunsti tasandil, ka õpetajatena. Ja mis lisaks, te saate alati minna selle hariduse baasil edasi õppima ja väga paljud meie lõpetanud ongi läinud kas ülikooli või välismaale kõrgkoolidesse, magistrisse, et täiendada oma visuaalset maailmapilti võib-olla mõne mõttelise, filosoofilise või semantilise maailmapildiga. Selles mõttes see lõpetanud tee on avar ja lai, ehk olla loov kogu elu. Mina küsiks kohe, mida te ei õpeta või mida me ei õpeta. See oleks ka võib-olla nagu ilmekas. Väga palju on fotoliike. Tõepoolest, mul on üks kunagine üliõpilane, kes töötab kriminalistikas fotograafina, seda me ei õpeta eraldi. Kindlasti tuletõrje fotograafiat ei õpeta eraldi ja veel paljusid üksikuid valdkondi. Kui kellelgi on selle vastu huvi, siis me leiame võimaluse kas praktikavormis või mingisugusel muul kujul selle inimese sinna suunata. Aga me õpetame väga uhkelt palju aero ja alve ja niisugusi ekstreemseid fotograafialiike. Et kõrval oleval pildil on Madis Palm, kes on praegu stuudios. Madis on meie osakonna lõpetanud ja töötanud edukalt aastaid tippmoefotograafina, portretistina ja praegu ta ka õpetab meil, mistõttu tahaksin kord märkida, et noorte õppejõudude kaasaegsed, kes on kaasaegses elukeskkonnas elanud, nende sissetoomine on meile üks prioriteetidest. Ei ole ainult nii, et vanad mehed siin õpetavad mingeid vanaaegseid asju. Ei, et see noorus tuleb kaasa. On nii, Madis või? Tere ka minu poolt ja ma ise pean väga lugu kogemusest ja selles suhtes kindlasti ei ole seda meelt, et kõik õppejõud peavad noored ja väga pungid olema, et ikkagi vanusega seoses tekib selliseid väärtusi ja oskusi oskust oma teadmisi edasi anda. Et ma ise siin osakonnas olen õpetanud ka vahelduva eduga juba jupp aega tagasi ja ma ise tunnen küll, et see kogemus on väga nagu muutunud minu arusaama pedagoogikast üleüldisena.
Aga muidu tahtsin lihtsalt lisada seda, et siin koolis on äärmiselt hea atmosfäär nagu Tartus üleüldiselt. Et tulge Tartusse, tulge Pallasesse. No ja nii, ja kui sa nüüd kujutad ette, et kõik need inimesed tulevad korraga Tartusse ja Pallasesse, siis tuleb kindlasti küsida, kui mitu inimest me vastu võtame. Ja me oleme hakanud viimasel ajal siis kalduma niisuguse numbri poole nagu 12 mitmel põhjusel. Seda on küllaltki palju kunstialadel. Noh, mõelge, balletiartiste on võib-olla 1 või 2, keda õpetatakse ühel kursusel. Ja 12 inimest on nüüd see piir, kus saab individuaalselt inimestel läheneda. Ma olen väga palju kursis inglise fotoharidusega näiteks ja seal oli probleemiks just raha pärast võeti väga palju, seal on rahaline haridus ja tasuline haridus ja võeti liiga palju üliõpilasi vastu. 12 inimest on võimalik veel õpetada. Üle selle läheb juba asi natukene formaalseks. Oleme siin katsetanud ka natukene suurema arvuga ja kuna kaadrivoolavus on pandeemia ajal võib-olla natukene suurem. Üldiselt meil eriti palju väljalangevust ei ole. See on täiesti mõistuse piirides kõik. Konkurss on meil päris suur, selle konkursi number võiks olla keskelt läbi 6 inimest koha peale, olenevalt aastast. Eelmine aasta oli meil rekordkonkurss üldse just nüüd selles uues pandeemia olukorras ja meil oli 76 tahtjat meie erialasse. Me võtsime siis esimest ja viimast võib-olla korda vastu 16. Me võtaks teid kõik hea meelega vastu, kui meil oleks selleks võimalused ja ruumid. Aga meil lihtsalt on nii palju suurendeid, kui meil on, ja meil on nii palju arvuteid, kui meil on, ja tegelikult ka kaamera ja õpetamine 1-1 on väärtus oma ette. Ja sellepärast on see number niisugune. Muidu ta võiks ka suurem olla iseenesest loomulikult. Et vältida küsimusi, mis võiksid tulla, siis korraldusliku poole pealt on siis olukord selline, et sisseastumiseksamid on virtuaalselt, aga sisseastumisavaldusi saab esitada 27. juunini pärast jaanipäeva veel. Ja sisseastumiseksamid iseenesest on 28. juuni kuni 1. juuli ja virtuaalselt sellisel juhul. Ja kui te olete ka kuskile võib-olla teise kohta planeerimas oma sisseastumisi, siis tulemused avaldatakse 5. juulil hiljemalt. Nii et seal selleks hetkeks on siis selge, et kes on siis nii-öelda joone peal, kes on sisse saanud ja kes sellel aastal võib-olla ei pääse, saavad kandideerida järgmisel aastal. Et selline on see korralduslik pool. Ja muidugi eksamite puhul on oluline see, et te oleksite täpselt kas Zoomides või mis iganes virtuaalses keskkonnas, et seda ei tohi maha magada. Et sellised tingimused on natuke kirjas ka sisseastumisreeglites. Kas Peeter, sa räägid lähemalt eksamitest? Räägi, sul tuleb hästi välja küll. Et nõdaviisi, et meil on nagu 3 põhilist eksamit, need on erialaeksamid, kõik, mis puudutavad siis visualiteeti ja fotograafiat ja kus me uurime siis, kuidas te näete maailma, mitte seda, kuidas te oskate kasutada kaamerat, seda te olete õppima alles, vaid kuidas te näete ja kuidas te vaatate, nägemise ja vaatamise oskus. Meil on siis kompositsioon 1, mis on pildistamine. Meie oleme komisjonis ja näeme seda, kuidas te pildistate. Seal on omad tingimused, kindlas territooriumil tehakse seda ja mingi kaamera, kas mobiiltelefon või mis iganes, näitab meile, kuidas te pildistate. Ja teine ülesanne on samuti kompositsioon, nime all kompositsioon. See on siis rohkem seotud nagu erinevate objektide kokkupanemisega jällegi piiratud ruumis teatud aja jooksul, et kuidas te näete erinevalt võib-olla ruumilist maailma, millised objekte te valite ja mis sellest nagu kokku tuleb, kuidas teie värvitaju on ja nõnda edasi. Jällegi see on pildistamine, pildi vahendusel kantakse meili tulemused. Ja viimane eksam on siis kompositsioon 3 nime all, aga see on iseenesest siis ülesanded. Need on ülesanded, kus me tahaksime uurida
kuidas te mõtlete, mida te näete, kui te mõtlete? Jällegi nägemise peal, aga mis teie assotsiatsioonid tekivad, teie ajus kokku panete, et kas see on triviaalsed mõtted või on väga originaalsed mõtted, kas te koostate lühilauseid nii-öelda visuaalses keeles või on põimlaused, et nõndaviisi see on siis joonistamise baasil, kus joonistamise oskus ei ole tähtis otseselt. Tähtis on see, et kuidas te suudate üle kanda enda peas tekkivaid erinevaid visuaalseid assotsiatsioone. Vot sellised asjad. Ja pildistamisel muidugi see kaamera valik teie poolt on vaba, et seda me ei saa ei kontrollida ega ka küsida, kõik kaamerad teevad tavaliselt pilti. Oluline on see, et teie poolt valitud tulem jõuaks meieni. Joonistamise puhul, need on kiired joonistamised, need on mitu tükki, on teil vaja kindlasti valget paberit ja pliiatsit ja võib-olla ka kustukummi, kui jõuate kustutada midagi. Ehk siis ka näiteks kustutamise seisukohalt kohe ennetan küsimust, et kas pilte võib kustutada. Muidugi, et teatud aja jooksul te saate neid pilte teha teatud ruumis, fotograafia eksamil siis kompositsioon 1 näiteks, ja te peate teatud hulga pilte meile saatma. Et kui te teete 10 pilti ja lubatud on seal 7 või 8 pilti või mis iganes number see on, siis ülejäänud tuleb kustutada, et neid meile ei saadeta. See näitab teie oskust valida tuhandetest piltidest, võib-olla te võite 5 minutiga teha, 10 minutiga teha 100, 200, 500 pilti, aga oluline on ikkagi see, mida te esitlete, mida te peate õnnestunuks. Ja sama ka joonistamise puhul, et see igast ülesandest, joonistusülesandest esitate meile ühe lõpptulemuse. Et selline nagu juhend, võib-olla see juhend on kuskil ka saadaval, see on natuke kirjeldatud teile sisseastumiseksami ülesannete juures. Jaa, see on täiesti olemas pikalt ja põhjalikult ja tahtsin öelda, et karta ei ole midagi, et kõik need on ülesanded, millega saab hakkama inimene vastavalt oma tarmukusele, mitte sellele, kas ta on õppinud väga palju kunsti või ei ole õppinud kunsti või üldse ei ole õppinud kunsti. Joonistamisoskus ei ole tähtis, see ei pea teid hirmutama. Ja nagu juba Vallo või Madis ütles, et meil on hea atmosfäär, et me oleme kolleegid üksteisele üliõpilaste ja õppejõudude vahel ja igaüks, kes midagi tahab teada, saab alati küsida ja ka eksamitel saab küsida, et midagi segaseks ei pea talle jääma ja kartma ei pea ta üldse mitte midagi. Isegi vaatamata sellele, et võib tulla 6 inimest koha peale, 5 inimest koha peale. Meil on väga palju neid, kes on 2., 3. ja vist isegi 4. mõni juhtum 4. korral sisse saanud. Aga 2. kord või 2 korda sisse astuda on täiesti, ma ütleks, auasi naljaga pooleks. Väga tihti juhtub. Niimoodi. Ja lihtsalt märkusena veel sisseastumiseksamil, et kuna me tahame teid jälgida, et te olete meiega ka kogu aeg pildilises ühenduses, siis oleks hea võib-olla proovida enne, et kas teie mobiiltelefon või mis filmib teie ruumi või teid ennast, kuidas te tegutsete. Me näeme teid, et see süsteem nagu töötaks, et ta ei läheks välja, et akud oleks laetud kõik või on teil arvutipilt meile ette näidata, mis iganes. Et jällegi, et ta oleks siis piisavalt neid akusid ja piisavalt seda kaamerat, et näha, kuidas te tegutsete. Ega kõik küsimused ei tule kunagi kohe ja ma aitan selle koha pealt, et kas meil on osakonnas kuidagi kaalukaus meeste või naiste kasuks, siis ma ütlen, et tegelikult natukene isegi naiste kasuks tänapäeval, et fotograafia tehnilisus ei ole enam niisugune hirmutav nähtus, nagu ta kunagi oli. Et see on niisugune rauavärk, et kõik mehed suudavad sellega teha ja teised mitte. Meil on ka peale eestlaste on erinevast rahvusest Vene, Soome ja tegelikult ka kaugemalt olnud üliõpilasi Ungarist vist isegi ja Horvaatiast. Nii et meil on ka suhteliselt nagu rahvusvaheline seltskond. Meil on väga hea rahvusvaheline koolide võrk, kellega me vahetame, nii et te võite vahepeal, kui te ära tüdinete oma osakonnast ja üldse kodumaast või kodulinnast, siis võite rahulikult
kandideerida ja te enamasti ka saate, kui te tubli olete, Portugali või Hispaaniasse või Saksamaale või Austriasse või Prantsusmaale, kas 1 semestriks või 2 erinevatel aegadel või ka jutti. Nii et see on ka rikastav osa meie koolis tehtule. Kui te lõpetate kunagi 4 aasta pärast, siis teie tööd trükitakse ära ilusates väikstes kataloogides, eksponeeritakse galeriis Pallas ja väga tihti on seal ka pressi katet päris korralikult peal. Nii et kõigi nende asjade peale on mõeldud. Kui teil on veel mingisuguseid murelikke küsimusi, siis saate neid veel küsida. Aga muidu tere tulemast Pallasesse ja Pallas fotosse. Nii me oleme hakanud ennast viimasel ajal nimetama. Ja kindlasti külastage kodulehekülje peal. Meil on nüüd üleval siis film osakonnast ja ka virtuaaltuur, mida ma jõudsin ainult väga-väga põgusalt näidata seni. Aga töö käib, nagu te näete Madis Palmi pildi pealt. Stuudios on inimesed, nad teevad parasjagu portree kursust ja niimoodi hakkate ka teie oma tööd suurtes ja väikstes stuudiotes planeerima tulevikus. Tere tulemast! Me lihtsalt mainida veel et peale nüüd erialaainete, loomulikult tulete ühte eriala õppima ja tegelikult õpingute jooksul on mingil võimalusel ka võimalik vahetada erialasid, aga tavapäraselt jäädakse ikkagi ühe eriala raamedesse. Ja lisaks siis fotograafiale on teil hulgaliselt üldkunstiaineid, kunstiajalugusid, joonistamist, maalimist, mis tegelikkuses on teist tüüpi kunstialad, nad on vahendamata kunstid, kui fotograafia on vahendatud kunst, aga nende koostöös tegelikult tekib üldisem arusaam sellest, mis on kaasaegne kunst ja milliseid väljendusvahendeid te tegelikult saaksite kasutada oma loomingus või siis oma mõtete väljendamiseks. Et selles mõttes et fotograafia on muidugi suur osa on üks poolus, aga sellele lisaks on sellised üldkunstiained, mis kuuluvad kogu maailmas kunsti alghariduse hulka. Nii palju siis võimalik selle poole tunni jooksul rääkida. Ülejäänu tuleb juba siis, kui asute sisseastumise juurde ja veel kord kõik on teretulnud. Vaatamata sellele ükskõik kui palju teid tuleb, meie tahaksime teid kõiki enda juures õppimas näha, keda siis esimese korraga saab vastu võtta, keda teise korraga, aga kõik on teretulnud. Aitäh! On küsimusi veel? Kommentaare? Kui mitte, siis meie poolt praegu kõik ja kohtumiseni sisseastumise eksamitel. Nägemist! Nägemist, kohtumiseni!